nii, meile täna 9. märts, eile 8. märts juhtus meie väike probleem, väike õnnetus, väike juhtum. Mis juhtus? Üle kahtlustama? Õlisurvet ei ole. Me vist lasime õlipumba laiali. Ja ma olen täna siin võib-olla suhteliselt ilus ilmanõues, on ju. Normaalne inimene võib-olla teeks midagi toredat tänase päevaga. Ma ei ole normaalne inimene. Seega, mul ei andnud süda asu, et kripeldab, mis siis viga on. Ja kohe võtame autosid samast külle pealt oma varjus ja tõmbame ta garaaži ja hakkame vaatama, mis seal viga on. Et meil on sisuliselt 24 tundi möödas sellest, kui selle mootoriga juhtus ka pumm. Ja me juba täna teeme siia omad järeldused ja vaatame, mis ma teha saan. Kui meil oli üpriski heastus, siis tegelikult täna ei ole üldse tore uudis, et päris suur nagu rahaline prohmaks, ükskõik mis seal ka ei ole, siis ega see odavalt korda seda ei saa. Nii et shit happens. Aga jah, nii et ma vahetan riided, poon ATK ja siis tõmbame auto garaaži ja paneme tõstukile ja Üleruul on nii raske. No nii. Meie see ehitus hakkab pihta, alustame kõigepealt sellega, et teeme YouTube'i lahti, vaatame, kuidas seda karterit eemaldatakse. Loogika on selles, et esisillad ala tuleks rippu lasta, aga ma mootori vahetusi olen hunnikuga teinud, aga karteri tihendi vahetust ma olen alati teinud pukis või maas. Ja me praegu mõtlesime, et mis me seda suurt lammutust hakkame tegema, et proovime kõigepealt võtta karteri põhja ära. Tegelikult me teame, kuidas see käib, aga lihtsalt siin on väiksed nüansid, et ma igaks juhuks vaatan. Noh, Kaidal on kaamera allergia. Ühesõnaga, me ajasime pilli juba tõstukile. Pill on siin, nagu näha. Väiksed muutused on toimunud, et vähe suurem see peakontor on nüüd ja uued asjad, ma isegi ei tea, kus siin pooled tööriistad on. See selgub alles töö käigus ja tõstamegi siit asjad lahti. Ühesõnaga, meil on väiksed kahtlused. See kahtlus on ikkagi seal õlipumbas, sest et see on ainus asi, mis mõjutab õlisurvet. Ja meil kadus õlisurve siis ära, nagu siis eelmise video lõpust oli näha. Ja nüüd me peamegi välja selgitama, miks see õlisurve on läinud. Ja ütleme nii, et see ikkagi ajastus on ülipask. Tegelikult selle asemel, et siin nüüd mingit mootoriremonti teha, siis ta on ikkagi rahaliselt päris suur muutus nüüd, rahalisena väljaminek. Aga võtame siin mõned asjad lahti ja siis tõstame üles ja siis hakkame pihta. No nii, meil on siin asjad lahti. Me leidsime veag üles juba. Et tundub, et meil läks hästi, et siin on see õlipump, mis on tutikas ja kuhu on pandud siis see tuning kit sisse ja siin on siuke asi. Vaata. Et eelmine aasta meil käis see täiesti pilpaks, see aasta meil õnnestus, aga see on siuke suhteliselt kahtlane viga nagu, et ma ei teagi, ilmselt võtame õlipumba maha va. Aga siis on põhimõtteliselt ainult uus õlipump ja kontrollime saaled ja siis on ju timme. Ilus unistus. Ühesõnaga me möllame, võtame siit selle kohe õlipumba maha, vaatame õlipumba sisse, kontrollime saaled ja siis mul on homme vaja võib-olla otsida uus õlipump ja paneme edasi. Nii et väga hull ei olegi. Või vist on, aga väga kõige hullem katastroof ei ole. Ühesõnaga teeme tööd. No nii. Meil on väiksed progressid, me võtsime selle õlipumba maha ja õlipumbas ongi kogu pahandus toimunud. Et õlipump ise, et see on tutikas tegelikult pump, aga selle pumbaga, mis see põhiprobleem juhtus ja toimus, oli see, et kuna siia sai pandud siis nii-öelda upgrade'itud võll ja selle upgrade'itud võll hakkas siis selle sama
labases ringi käima, et sa saad, kui seda kinni hoida, ma ei saa praegu ette näidata, ühesõnaga see põll käib siin sees ringi ja õlipumpi tõmmanud siis õli ringi ja sellest tulenevalt siis õlirõhk kadus. Me oleme kontrollinud juba 5., 4., 3. silindri kepsusaaled üle, kepsusaaled ja kõik on korras, nii et tegelikult võib öelda, et motuli õli päästis ära praegu mingil määral. Kuid see ei ole kõik nii ilus. Mul on karteris mõned koledad tükid, mille algse tasu kohta ma ei tea veel, et ma näitan neid. Tegelikult päris suured sellised. Need on sellised valutükid, et need tegelikult plõrn aimu, kus need pärit on või ühesõnaga seda peab veel lähemalt igaks juhuks vaatama. Aga praegu tundub, et ma ei tea, uus õlipump külge ja keeraotid jälle põhimõtteliselt. No, see on muidugi minu märgunistus, aga ei ole kõige hullem õnneks. Nii, et progress, et vaatame, mõtleme veidikene ja otsime need kohad üles, kust midagi võiks pudeneda. Et ei ole maailma lõpp õnneks, et saame isegi võib-olla normaalselt hakkama, et saame ikkagi sõita, et mitte see, et hooaeg läbi. Aga niimoodi see päev siin läheb, nii et läheme edasi oma asjadega. No nii, meil on järgmine päev. Ja ongi siin kõik ilusti varuosad kohale jõudnud, et tuli siis tutikas pump, originaal, nii öelda on ju, ja kõik muu säärased, et sisuliselt saab selle auto täna kokku ja siis saame käima panna ja vaadata, mis ta teeb. Et kell on siuke 5 ja hakkame pihta, ma arvan, siuke tunni pärast saab juba hakata õlisurvet üles pumpama ja siis on nagu väga hästi. Et jah, rohkem midagi juurde lihtsalt ei ole. Paneme taimlapsi käima, paneme auto kokku ja siis vaatame, mis ta teeb. Nii, ja Bill ongi koos 2 päeva tööd ja siin ta on. Laulab nagu Antsu viiulna, kurat.
see on ikka hea hääl. See on ikka, ütleme, et tegelikult kuni esimese käivituseni tegelikult ikka päris hirmus, et noh, ega me ennustasime, et kõik võiks hästi olla, aga noh, nüüd vähemalt töötab, nii et ničevo, all good. Raudselt juba on hiljaks, on ju? Peaaegu. Väike jutt oli seda. Täpselt minuti peal. See on see. Igatsesid seda refi lõhna? Jah, seda aisu. Etanooli lõhna. Refi ja etanooli lõhna. Kurat, see on õige elureis. No jõu, me oleme siin Rassilas. Meil see kuidagi auto sai väga kiirelt valmis on ja nüüd oleme siin testimas, et vaatame, mis ta teeb. Me ei ole mitte midagi teinud. Või noh, peale selle mootori remondi on me ei ole ühtegi sõitu teinud sellega, nii et see on süüke let's see. Me võtsime hunnikuga reffe kaasa ja loodame, et saame ilusti päeva lõpuni sõita. Ja täna on meil pühapäev. Väga timm on ja ma ei tea, nagu ikka väga agressiivne. Tundub sitaks kiire olevat. Pigem on nagu ja me laseme endiselt 7200 seal pika lauge peal nagu nii peeneks kui vähegi saab. Et ei, päris äge. Hääled on ka päris head. Anna. Paugub päris hästi. Ma ei tea see, kuidas ta nagu neid pooli vahetab. Ammustab nagu hästi. Ta lihtsalt pum ja sa oled olemas nagu. Ja isegi kui sa jääd nagu, see start on nii lühike, et mul vaata nii madala pöörde juures ei ole jõudu väga ja siis hiljem tuleb see jõud. Aga ütleme, ei ole probleem. Kui pikk lauge tuleb, siis ainult hoia peale ja läheb. Just see nagu lõpust vaata, et kui alates 4 tonni on saavutatud, siis see 4-7200 see tuleb nii kiirelt, et see lihtsalt lendab järgi. Ja täiesti slick reffidega nagu hammustab nagu. Some people love me, and they don't even know I have a hard time loving myself. Some people judge me, and they don't even know I have a hard time judging myself. Life gets ugly, but I got a paintbrush and paint a pretty smile on myself. Mouth stay shut even when I need help. In too deep in the water, Mike Phelps. Swimming lessons, I still got many unanswered questions. Sick of the anger, sick of depression. Wanna be great, count your blessings. Just give me my salad, you keep the dressing. Cause I'm cream of the crop, he paid the price, I'm worth a lot. He told me go, why would I stop? Rest on my thoughts, jump off the tire rope. D'Lo Brown with the frog splash. Leaps of faith, what I call that. If you hit my line for the old me, when I hang up on you, don't call back. I ain't gon' block my blessings, I'd rather block your number. Like call me so many lessons, Been down bad, never under. That's breath in my lungs, some people die young. Where I
come from. Woke up and gave thanks to Father and Son. Filled with the Spirit, I shine like the sun. Ghost in me, but I ain't haunted. Bad vibes, keep them, don't want it. Pride hard to swallow, doggone it. And you were really never my opponent. I'm fighting evil, man, they hearts black. They wanted my life, told them back. Got an itch for sin, can't scratch that. Keep the truth loaded in the black gap. Just know if I said it, I'm in it, and they gon' take it back. Learn the game brighter than my granddaddy's Cadillac. Young man, oh soul, imagine that. Ain't in my control, gotta pray, let them handle that. God hit my line, get me to play. Roger that, gang torn. Alright, you hate like a running back. If you ain't catch everything I said, better run it back. Eating up this beat, break bread, where your sandwich at, y'all? Thought I was done? No, this beat ain't like Kobe, I'm 2-4. My God, sicko mode, he too cold. I'm skating on beats, frozen with the flow. Nelja aasta jooksul esimene pooltelg just. 4 aasta jooksul esimene pooltelg meil. Hoia seda karikat. See on ikka tipphetk meie elus. Ja vaata, eile võtsin M-stanga ära, vaata, mõtlesin, ma raudselt panen rehvi hunnikusse täna. Ja näed, keegi võib-olla pannud tähelegi. Ühesõnaga, lähme Treilal, jah. Nüüd päev läbi, sest et ma ei ole, kunagi juhtu vaata pooltelgidega midagi, siis ma olen alati nagu neid niisama tühja kandnud ja siis ma nagu seekordi võtan kaasa ja just seekord läheb katki. Ja see on see alati, vaata, ütled, et alati see asi, mis sa kaasa ei võta, läheb katki ja täna on see päev täpselt. Võin mis maha ka, vaata, mõtlesin, mis ma teen nendega, kui auto peab vastu ja konkreetselt pooleks telg nagu keskelt. Peab ikka väga oleks olema. Ja nüüd on jõuda, vaata. Aga päris okei trenn oli ju. Ei, jumala, mulle tõesti läheb ikka. Aga nagu jumala ägeda flow, nagu see, kuidas auto kokku joonistab praegu, see päris mõnus. Kohe käime peale ja siis räägime teiega varsti. Oota, ma mürit sul ka. Seda pole olema. Ei ma kunagi. Aga jumala sagi. Pool telg. Ja iga kord, kui me rajal käime, siis juhtub midagi või? Teeme ruttu selle 3. rajapäevaga ära, vaata, siis võistlustele lähme, eks siis 4. korda, siis on nagu... No 2 nädala pärast. Ja, siis kõik müüdid tehtud ja siis on juba kütta ainult rajapäeva, see võistluspäeva minna. Aga ma arvan, me oleme päris heas kohas aastal 2025. No peasid sa ise ennast hästi tunned, aga... Mul on nagu enestunne siuke, et nagu läheks raisk. Andke ainult rehve või? Jee. Kütet ja rehvi. Rõvedad läheb nüüd. Ei päris lada oli. Me oleme jälle probleemiga tagasi. Et auto ei tule koju,
seepärast auto läheb jälle remonti, me lükkasime natukene ära. Meil juhtus, ma vist juba ennem ütlesin ka, aga 4 aasta jooksul esimest korda meil läks veovõll puruks, konkreetselt pooleks lihtsalt. Nii et meil on natukene pusimist, et see oli selline shakedown peale suurt remonti ja meil saigi tegelikult auto tehniline pool just üle kontrollitud, käidud piira ja sõitud seda elukat nii palju kui vähegi andis ja kõik pidas vastu. Ja tegelikult, nüüd kui ma remontisin seda, meil tuli seal tegelikult päris mitu asja juurde veel, mis me tegime veel ära, lisahooldus ja osad asjad, mis olid katki läinud, mida me tegelikult ei teadnud. Ja mul ongi tegelikult see pakk on siin riiulis ka. Video pärast jätsin selle teile ka näidata. Mul oli tutikas veepump, eelmine aasta vähem kui aasta sõitnud ja kuna driftis võiks olla see veepump on metallavadega, siis oli ka mul see veepump metallavadega, aga vaatame, mis nüüd jutus. Pealt vaadates tundub, et on korras, vaata siia karbi sisse. Ja me veel Andrega mõtlesime, et miks tsirkulatsiooni koha peal ei ole. Ja siis ühesõnaga saaks lekkima, siis ma võtsin veepumba välja ja siis ma vaatasin, et kanalid olid metallitükke täis. Nii et see drifti värk on lõbus asi, autod lähevad katki. Meil ongi siia veel lõppu veel öelda seda, et pange subscribe selle pärast, et sponsor pole, siis võiks vähemalt subscribe'i panna, vaata, siis on äkki tuleb mingi kell midagi. Ja kolmandaks, ma käisin ka vahepeal siin refi.is refi endale ostmas. Mul on hunnik sulfulle, see on nurgas, millega saab võib-olla siin 2, 3, 4 rajapäeva äkki ära sõita, sest et rida 6 vabalt hingab, ref ei kulu. Ja siia veel lõppu, mõeldasid veel. Mul on tegelikult 2 autot müüa. Nüüd annaks pealt see peab mulle välja tulema. Ma teen siin seda müügiklippi praegu. Mul on mu vana X5. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante doucement dans mon cœur, l'amour sans logique à la raison. Kõigest 27 000, näed, peab käru, kõik särki-värki, ilged timmauto, L-konks, ideaalne käruvedamise auto. Ja kolmandaks üks asi, mis me ei ole üldse filminud, meil on valmis saanud see esimene seeria, see sõidab teilik praegu, Andre käes, Anetta isegi ei ole sõitnud sellega. See auto maksab nüüd 7500, nii et kirjutage mulle DM-i, Instagrami ja tulge soplema, mul on siin igasuguse asju müüa, autod, kõik särgid, värgid. Nii et ma ei teagi, tõmbame siin selle purgikotti, et sellega, ma arvan, lõpetame teiega, juba näeme mõni teine homme, siis kui oleme jälle rajal või siis kui on jälle midagi katki, siis kui jälle remondime. Nii et tasub, pange subscribe, siis on tore. Jah, nii et tai, tšau! Tatti jookseb, jah, kuul, värgid. Kuidas ise rahule jääd? Mis arvad? Sa kui selle aasta spotter? Ei ole. Vale info. Ei kõrrat, mul on vale info saadetud e-mailiga. Info on selline, et ma autost kõik. Elu on lahe, elu on palju kergem. Tundus küll kõrvalt, vaatas päris hea. Jah, kiire, äkiline. Piisavalt kiire, kui isegi pool tellijad lähevad, siis jõudu on see aasta. Siis võib öelda, et jõust puudu ei jää. Kui see aasta perse läheb, siis mitte auto pärast kindlasti. Siis on jah, juhis. Teine tihend seal. Rooli ja... Kus öeldakse? Rooli istme vahel? Jah. Rooli istme. Kui see järgi annab, siis me teame, mille see asi. See, kes praegu eputab seal. Jah. Siis me teame, keda siis. Meil oli vägev. Jah.